Stopp, las ma pakun, su valikeksam on inka. Kui on, siis kuula siia. Inka eksami üks pool koosneb kuulamisest, lugemisest ja kirjutamisest. Ja siis kas samal päeval või järgmisel päeval on suuline. Kõigepealt on kuulamine ja see ei ole väga raske. Suht kindlalt olete tunnid seda läbi teinud varem, saate 2 korda kuulata ja mina soovitan, et kui te 1 korra kuulate läbi, kuulake see teine kord ka, sest et seal suulises on väga palju selliseid trikikaid, et sa pead täpselt kuulama, mida on sul tahetud. Ja enne kuulamist teil antakse natuke aega, et saate läbi vaadata, mille kohta see kuulamine tuleb. Minu arust lugemine on kõige vastikum, sest ta võtab kõige rohkem aega, aga samas see pole ka nii raske. Kui sa pead kirjutama, on siis 2 kirja. Üks on siis pikem kiri, kus sa pead kirjeldama rohkem asju ja teine on väike kiri mingile sõbrale, siuke e-kiri. Ja siis on ka natuke grammatikat. Tahan panna südamele, et ärge stressake inka eksami pärast. Inka eksamiks sa ei pea väga palju õppima, aga sul on Astras reaalselt koht, kus sa saad teha kuulamisülesandeid, lugemisülesandeid, grammatikat harjutada, põhimõtteliselt kõike, mis sul eksamiks vaja on. Suulise kohta ma ütleks seda, et on väga-väga väike tõenäosus, et sa kukud läbi selle, sest et kui sa terve aeg vait ei ole, siis nad ei saa sind põhimõtteliselt läbi kukutada. Näiteks ma mõtlesin, et mul läks väga halvasti, aga siis tuli välja, et ma sain 100% rääkimise. Ma olin suulise eksami jaoks suht närvis, aga tegelikult kui sa lähed sinna kohale, sul on kõigepealt pildi ülesanne, sul antakse pilt ja siis sa pead seda pilti kirjeldama. Põhimõtteliselt räägime ära kõik, mis seal on, paremal, vasakul, üleval, all, mida need inimesed teevad, mida nad pärast teevad. Sul on antud ette ka küsimused. Enne seda hakka iga päev näiteks oma vanemate, õdede, vendadega ainult inglise keeles rääkima. See on nagu väga hea praktikaks. Nii et tehke praegu matjaeksam ära ja siis keskenduge inkale. Edu!